Jag skulle beskriva så att det är jag som översätter också mig själv. Så ge lite vila åt Kaja. Men att temat är estlandssvenskarnas hur de lämnade Estland i principen och det var alltså dessa sista 5 år i Estland. Jag själv har inte direkt forskat i ämnet utan att jag har mest översatt en del och på det viiset fått informatsioon. Hästi lühidalt nii palju, et ega räägime sellest viimasest 5 aastast. Ma ei ole ise päriselt nii akadeemiliselt uurinud, pigem tõlkinud neid materjale ja siis selle käigus üht-teist ikkagi välja noppinud ja kirja pannud ja see jutt tuleb ka täna selliste viimaste nende tõlketööde põhjal, mis on kirjutatud. Aga lugu on siis niimoodi, et ega seda uuritud ei ole. Üleüldse Eesti rootslased on ise ennast ainult uurinud, ega väljaspoolt on vähe uuritud ja seda tegelast, kes on siin all vasakul on nimega Viktor Aamann, tuleb meenutada ja pärast lõpus ma tulen tema juurde veel korra tagasi. Paar raamatut, mis üks on eesti keeles küll ilmunud, tema raamat Äraminek, see ilmus 10 aastat tagasi ja see on katkenud 61. aasta N-Book om Estlandssvenskar esimese või teise osa sellest väljavõttest periood teine maailmasõda. Et see on nüüd eesti keeles kõige ülevaatlikum kokkuvõte põgenemisest ja pluss siis 10 aastat tagasi, 9 aastat tagasi ilmunud ülevaade Rootsi siirdunutest tervikuna, see kõige parempoolsem lugu, see on rootsi keeles avaldatud, see on siis sisaldab kõiki materjale põgenike kohta, põgenike paatide kohta, paatkondade kohta, kes läksid, millal läksid, kuidas jõudsid kohale, laevadel olijate kohta täis nimekirjad koos mälestustega. Alltså en kort historia om det forskningsläget utan det mest estlandssvenskarna själva som har studerat i ämnet. Och Viktor Aamann måste vi påminna om här till vänster. Hans bok om ett avsnitt från en bok om estlandssvenskar 61 finns översatt på estniska också under namnet Äraminek, publicerat för 10 år sedan och sen boken om den stora flykten över Östersjön till höger av Margareta Hammerman som innehåller komplett lista över de som anlände Sverige och som var med i olika båtlag eller organiserat över resor till Sverige. Men jag ska inte stanna här längre utan ta en liten aspekt till. Tegelikult eesti keeles nii palju nüüd, et kogu see rannarootslaste tulek ja minek oli mõnes mõttes müstiline, vaikne, sellest ei räägitud palju. Me ei tea sellest, kuidas see tulemine oli keskajal, informatsiooni on vähe, allikaid on vähe. Nii palju teame, et Soome kaudu see käis, osalt oli otse Rootsi kaudu ja siin on nüüd see keskaegne asustuspilt. Me näeme Põhja-Eestit, me näeme Saaremaad, Hiiumaad, me näeme seda, et kõik need asualad olid mereteede seisukoha pealt tähtsatel positsioonidel kaubaliikluse kaitseks mõnes mõttes ja need olid strateegilised tähtsad alad. Ja need samad strateegilised tähtsad alad muutusid 30ndate lõpus ka selleks needuseks, kus neid esimesena välja aeti ja kus tekkis juba see mõte edasi, et kas meil on seal tulevikku või ei ole. Alltså vi går tillbaks till det här temat, alltså att svenskarna som kom till Estland, det var tyst ankomst och sen var det tyst uppbrott också. Man pratade inte särskilt mycket om det. Det var så att säga halvhemligt. Jag återkommer till det. Men att de kom via Finland, de kom till Estland, till strategiskt viktiga platser. Vi ser alltså Narje, Odensholm, Rågöarna, Dagö, norra spets, Ösel, sydspets, Rune. Alltså de var precis på viktiga handelsvägar. Och detsamma strategiskt viktiga platser blev avgörande under andra världskriget för deras existens. Det var det som var bakgrund och nu ser vi året 1939 där har den bosättningen har reducerat och det mesta var kring Urmsenykö och öarna Narje,
Roogõärna, Uudensolm. Need 30ndateks aastateks oli rootslaste asuala muidugi kõvasti kahanenud ja piirdunud põhiliselt Läänemaa, Harjumaa aladega, Vormsi, Naarotsi, Riguldi saared, Osmussaar, Naissaar, Pakkeri saared ja Ruhnu. Niisugune oli siis see seis. Aga ütlen nii palju, et ega see minek ei tulnud nii-öelda ootamatult järsku korraga, vaid see mõtted oli varem. See 30ndate olukord oli Eestis selline kahe otsaga, ühe koha pealt jah, oli palju hariduselu arengut, oli sellist kultuurilist arengut, oli läbikäimist Rootsi, Soomega, samas oli palju ka probleeme. Ja uurijad on välja toonud just seda, et need asualad, eriti Vormsi, eriti Riguldi, aga ka saared olid ülerahvastatud juba. Et lihtsalt ei ole harimiseks kõlbulikku maad enam, need on geograafiliselt piiratud alad ja hakanud toimuma juba väike väljaränne 30ndatel aastatel põhilise Stockholmi. Et 30ndate lõpus oli Stockholmis omaette väike Eesti-rootslaste klubi tekkinud, 200-300 pealine ja see vaikselt kasvas. Ja enamasti olid väljarändajaks noored neiud, kes läksid koduabilisteks. See oli see tagamaa. Aga siis tuli aasta 39 ja tulid baasid ja siis juba hakkas edasi asi arenema. Alltså kort sammanfatt 30-tals historia, vi vet att det var kulturellt en väg uppåt med kontakter till Sverige, Finland, ekonomiska kontakter och så vidare, men samtidigt det var en del bekymmer också. Det mesta var överbefolkning på vissa områden på Ormsö, Nyckelrikkull och då hade redan en viss utflyttning börjat till Stockholm, bland annat där en grupp estlandssvenskar hade bildat sin egen förening på 300 medlemmar. Och det antalet estlandssvenskar i Stockholm hade växt så småningom. Så att någonting hade börjat redan. Men det var inte någon planerad utflyttning utan att det var mer en sån slags ekonomisk flykt eller sökning på bättre plats eller tjänster. Det är vanligt idag också, det vet man. Okej, men något vidare. Nu kommer vi fram till 1940, jõuame 40 aastani, 39-40, see baaside aeg. Tegelikult esimesena tulidki ette need saarte evakueerimisküsimused, Osmussaar, Pakkeri saared, Naissaar. Need olid esimesed saared, mis langesid baaside alla. Nendel elas kokku 600 inimest ja järgnes 40 aasta suvel isoleeritus emamaast. Ja see oli see, mis oli määrav. See tähendas seda, et see traditsiooniline elulaad oli ohus. See läbikäimine, see meresõit, kogu see, mis pani alus identiteedile ja siis hakati juba tõsisemalt seda asja omavahel arutama. Nii vet att 1939 när sovjetiska baser grundades i Estland, då var den första frågan var hur blir det med öarna, Norge, Uudensolm, Roogõärna. Och sen när sommaren 1940 kom Sovjetmakten så följde isolering från Sverige. Och det betyder alltså att det kan bli slut på den traditionella livsstilen och identiteten. Ingen vet exakt vad som händer. Och sen kom umsidlung, balttyskarnas överflyttning som var en förebild, som var en motivation. Om de kan lämna Estland, varför inte vi kan göra det? Men Sovjetmakterna ville inte lämna något tillstånd att estlandssvenskarna skulle flytta över. Och frågan dröjde fram till oktober 1940 när de första 100-tal frågesvenskar kunde lämna Sovjet officiellt. Lämnade officiellt. Ja, det var organiseerat, ja. See on eesti keeles lihtsalt nii palju, et kogu see, kui nüüd need esimesed baasialad tehti ja need 600 elanikku siin ja püüti Eestisse laiali paigutada, siis nähti eeskuju ja mõju ja mingit innustust ka umsiidlungist ja baltisakslaste üleminekust. Et see oli selline mõte, et kui nemad võivad, miks meie ei või proovida ja üritati suvel Moskva kaudu neid lubasid saada. Moskva andis ainult Pakkeri rootslastele need väljasõiduload, kuna need oli evakueeritud baasialalt. Teiste puhul öeldi, et ei ole vaja. Te olete piisavalt hästi siin, elate nüüd Nõukogude võimu all ja me ei lase teid kuskile. Nii see jäi. Nii et see Nõukogude aeg siis pääses ainult 100 Pakkerilast minema.
Sencom kriiget, siis tuli sõda 41, sidemed Rootsiga taastusid Saksa ajal. No siin on hästi lühidalt kirjeldatud seda tausta, mis nüüd järgneb sellele 41–44. See oli ääretult keeruline aeg, ma ei jõua sellele peatuda. Kogu see bürokraatia, mis oli Saksa võimude ajal ääretult keeruline, hulk kõikvõimalikke komiteesid Rootsis, eraalgatuslikud riiklikud komiteed, kes korraldavad rootslaste abistamist, üksikisikud, kes on mängu segatud, Mutander, Lienhard, vennad Pöölid ja siis hästi kiiresti muutuvad sõjasündmused. Et see on üks uskumatult keeruline aeg. Aga ma räägin pärast ainult lihtsalt nendest üldistest protsessidest. Also 41 när kriget kom så kontakterna med Sverige återställdes. Men här ska jag beskriva lite grann om bakgrunden. Det bara alltså allt detta som utgjorde en fasad att det där tysk krigsbyråkrati, en massa myriad olika institutioner som sinsemellan inte klarar ihop, som har olika motsättningar sinsemellan till och med. Sen är det olika kommittéer, privata och statliga kommittéer i Sverige som deltar i processen, hjälpexpeditioner och så vidare. Och sen är det en del privata personer som inte heller klarar sig sinsemellan. Och sen kommer bakgrunden i händelsen på fronten. Mycket snabba händelser. Så att det var en tid man måste alltid anpassa sig på aktuella händelser. Ganska hektisk och ganska krävande. Sen no siit näeb hästi lühidalt ära need komiteed. Ma ei hakka pikalt peatuma, aga just kõige olulisem on see esimene Eesti Pakkeri rootslaste komitee, mis võetigi Pakkeri rootslaste vastuvõtmiseks tehti sügisel. Seda juhtis juba siin mainitud Sigur Küürmann ja see nimetati 44 ümber Eesti rootslaste komiteeks, kui algas see suur ümberasumine ja lõpetas tegevuse aastal 1950. Några exempel på statliga kommittéer. Alltså den Pakkeri rågesvenskarnas kommitté grundat 1940 för att ta emot rågesvenskar. Och sen från och med 1944 omdöpt till kommittén för estlandssvenskarna och var verksam fram till 1950. Och det var det kommittén som skötte estlandssvenskarnas mottagning och anpassning till svenska samhället. Och sen 1950 var processen slut. Och me, privata personer, eraisikud. No seda meest te teate kõik, seda on Eesti lugejale küllaltki tuntud, seda on tõlgitud. Paraku tõlkijat ennast ta lubas täna tulla, aga ei jõudnud siia, Anu Saluäär on seda teinud, aga Mutander oli lühidalt, ta oli Rootsi ajakirjanik, seikleja, natukese vastuolulise kuulsusega tegelane ja tema roll, ta elas 20-ndatel, 30-ndatel Eestis, abielus oli baltisaksa perekonnas ja lahkus 40 aastal ja tegeles abi organiseerimisega Rootsist pärast Saksa võimu kehtestamist ja nii-öelda haigevedude korraldamisega. Den personen känner ni bra till, tror jag. Det var han som koordinerade hjälpaktioner till Estland och ordnade så kallade sjuktransporter 43. Ja, aga tema üsna kiiresti tõrjuti mängust välja. 44. aastast alates läks Eesti rootslaste küsimus juba Lienhardi otsustada. Så att han trängdes ut ur spelet 44 och då tog Ludwig Lienhard över processen. Ludwig Lienhard, mycket ökänd person, lite väga kahtlase kuulsusega tegelane sellest tegelasest tuleb nüüd sügisel eestikeelne eluloo ülevaade ka. See on praegu trükkimisel, septembri lõpus on ametlik ilmutamine aga Lienhardi puhta nii palju, et tema oli pooleldi, ta oli Waffen-SS-i ohvitser, tema oli pooleldi Taani päritoluga, pool taanlane, pool sakslane, tema valdas rootsi keelt vabalt, Põhjamaade keeli, isegi mõistis Rootsi murdeid Eestis ja 41 osales Tallinna ja Vormsi hõivamisel ja jäi siis Haapsallu. Hakkas tegelema Rootsi vähemusrahvuste küsimusega Saksa võimu ajal
ja siis korraldas hiljem 1944. aastal üldist ümberasumist. Ja tema siis tõrjus lõpuks Mutanderi asjast välja. Miks just tema peale jäi, sellest ma kohe räägin. Ludwig Lienhard, han var en halv tysk, halv dansk. Han kunde bra svenska, nordiska språk. Han förstod till och med svenska dialekter i Estland. Han var med som deltog i erövringen av Tallinn och Urmsö sommaren hösten 41 och stannade i Estland och tog över estlandssvenska frågor och genomförde den stora allmänna överflyttningen 44 och följde den sista transporten till Sverige. Nüüd see Lienhard oli ja selle kohta nüüd ma siin on mõned üksikisikud veel, vennad Pöölid, Ivar ja Almar Pööl, mõlemad olid vaimulikud, tuntud pealiku Hans Pööli pojad. Hans Pööl oli selle aja peale surnud juba ja põhiliselt tegelesid ümberasujate nimekirjade koostamisega 1944. aastal. Ja tegid siis vastavalt vajadusele koostööd kas Mutanderi või siis Lienhardiga. Eriti just Almar Pööl on ka pälvinud väga vastuolulise kuulsuse, olevat olnud agent nii ühtede kui teiste võimude teenistuses ja tegelenud seal väga kahtlaste asjadega, aga jätame selle ära. Aga teine oli see, et just see Eesti-poolne korraldamine ja suhtlus Eesti-Rootsi ringkondadega põgenemise aeg oli nende kaudu. Kas vennad olid Eestist pärit? Ja Eestist, need olid kohalikud. Need olid Eesti päritoluga ja nemad valdasid kohalikke keeli ja alltså dessa personer, privata personer till bröderna Ivar och Hjalmar Pööl, söner till den så kallade höftingen Hans Pööl. Hans Pööl var död redan då, sen 1930, och de var präster. Den ena var i Tallinn, Sankt Mikaelskyrkan, den andra på Urmsö. Och det var de som kunde lokalt språk, kände till lokala förhållanden och samarbetade vid behov mot Ander och Lienhard. Och största tjänst var att det var de som sammanställde listor på de som fick utvandra 44 och följde med till Sverige också hösten 44. Så där. Och sen lite grann on veidikene Saksa sõjabürokraatias ka, et see oli kohutavalt keeruline aeg. Selle kohta Elmar Nüüman kirjutas aasta 80 Küstpuulis, et seal oli 5-6 eri tasandit, riigi Berliini keskasutused, siis on need regionaalsed keskasutused, riigikomissariaadid, piirkondlikud komissariaadid, kohalikud direktoraadid, absoluutselt need muud asutused, SS, ST, Gestapo, Waffen, SS ja Eesti omakaitse ja politsei, ääretult kirju kombinatsioon, kelle otsused on tihtilugu vastukäivad, väga raske on organiseerida midagi ja see nõudis selles süsteemis toime tulemiseks piisavat nutikust, arusaamist, keeleoskust, kontakte. Ja siin Elmar Nüüman arvab, et just tänu sellele, et suudeti ära kasutada nende ametkondade vahelisi vastuolusid ja isikliku, ütleme, diplomaatia ja võib-öelda ka nahaalsuse abil pääses siis Lienhard rohkem mõjule. Temal oli neid sidemeid, oskusi tulla toime. See ei vähendanud Mutanderi teen, et Mutanderil oli Rootsi sidemed väga head. Här är det lite en översikt om det där. Tyska krigsbyråkratin, vi ser alltså det var 5-6 olika nivåer på riksnivå, på regional nivå, på lokal nivå, olika andra institutioner, SS, ST, Gestapo, Waffen, SS, Wehrmacht och så vidare, som inte alltid hade bra sinsemellan, som hade motsägeliga beslut, direktiv, och för att klara sig i detta konglomerat av olika myndigheter måste man ju kunna språk, man måste känna till tyska byråkratin, man måste ha goda kontakter, man måste ha goda personliga egenskaper. Och där var det Lienhard som var avgörande, klarade bättre det här utdraget. Ja. Nüüd lähme 42 hakkas peale, et kui siis oli see sõda rinne läinud eemale, 41 oli
loodud juba Stockholmis mitu abikomiteed, kes hakkas tegelema eesti-rootslastele nii-öelda humanitaarabi korraldamisega pärast rinde üleminekut oli olukord üsna nukker, majanduslikus mõttes rekvireerimised, igasugused küüditamised, arreteerimised, mobiliseerimised ja 1942. aastal jõudis siis nii kaugele, et tuli Rootsist esimene suurem humanitaarabipakett, kõikvõimalikud ravimid, kooliõpikud, masinad, põllutöömasinad, paadimootorid sealhulgas, mis said hiljem väga tähtsaks. Siis oli seal ka natukene haiglavarustust, isegi haiglaõdesid. See abi toimetati kohale suvel 42 ja selle käigus siis ka korraldati selline uuring või monitooring, et missugused on meeleolud, mida üldse arvatakse. Rootsi riik hakkas vaikselt oma seisukohta kujundama ümberasumise kohta. Alltså sommaren 42 så började med insatser på humanitär hjälp. I januari-februari 41 så undersökte man läget. Sommaren 42 kom den stora hjälpinsändningen till Estland med olika maskiner, bland annat skolböcker, mediciner, sjukvårdsutrustning, båtmotorer, jordbruksredskap så vidare för att höja upp ekonomiskt lite grann svenskarnas situation. Och i samband med detta, när hjälpen kom, så undersökte man också läget, opinionen. Vad tycker man? Vilka är insikter, vilka är planer överhuvudtaget? Och sen väckte frågan att kanske går det bra att tyskarna tillåter föra över sjuka, så kallade sjuka, till Sverige för att få vård i svenska sjukhus. Ja, det var någonting som tyskarna inte kunde vägra. Ja siis 43, kui juba hakati uurima seda, et saaks äkki Rootsi viia vaikselt üle need nii-öelda haiged, vanad haiged inimesed, kes vajavad ravi, kellel ei ole Eestis tingimusi ja äkki Rootsis on võimalik. Ja Rootsis on neil omaksed ja siis viiks nad ära. Ja Rootsi ja Saksa riik ei olnud sellele võimeline kuidagi vastu hakkama. See oli humanitaarne asi, et mis nad on siin Eestis, et lähevad ära. Ja siis hakkas pihta ja 43 ongi siis see aasta, kus läks tegelikult lahti 43. Ja nüüd hakkavad kaks paralleelset protsessi peale. Me näeme, et see haigete vedu algas maikuus 43, kestis detsembrini, need reise oli 3, natuke alla 800 inimese, 2 laeva oli käigus. Esimene oli hästi pisikene Siigul, teine nimega, mis oli õigupoolest Latsareti laev Soomest ja mis toimetas üle vaid 43 inimest ja sügisel olid siis 2 suuremat juba Rootsi laevaga, Hoodin ja need käisid siis Soome kaudu. Paldiskist väljusid Hankost Stockholmi Järta sadamasse. Natuke alla 800 inimese. No här ser man en lista över så kallade sjuktransporter. Började i maj med en liten båt Sigul som var det 43 personer ombord och sen i november-december 2 resor. 3 ja. Och med svenska båten som hette Odin och resorna gick över Finland, Paldiski, Hanko, Värtahamnen, Stockholm, något under 800 personer. Så kallade sjuka. Och varmed Viktor Hamann sa att det har aldrig varit så många sjuka plötsligt. Ja, så där. Det var sagt också att det var maximum 3 år kunde de stanna i Sverige för att få vård. Sen måste de komma tillbaks. Nu förstår ni vad som hände sen. Ja. 3 aastat öeldi, et peaks olema see ravi maksimaalne aeg ja siis läks Eestisse tagasi toodama. 3 aastat oli juba pikk aeg. Nii. Aga nüüd lähme nüüd natukene hästi üldise peale. Neid lahkumisviisi oligi 2. Et 43 kevadel hakkas peale. Üks on põgenemine, see on range vahe, põgenemine on flükt, see on illegaalne, see on karistatav, see on omal käel, see on spontaanne, see on noorte meeste maa põhiliselt, kes läksid eluga riskides ja mindi ära mobilisatsiooni eest. Ja teine on siis see ümberasumine, överflyttning. See on organiseeritud, see on riikide vahelisel kokkuleppel, see on ametlike laevadega, ametlike nimekirjade alusel. Ja need on 2 täiesti eraldi kategooriat ja need käisid paralleelselt sõja lõpuni välja.
Här ser vi 2 metoder att lämna Estland. Flykten var det första, det var illegalt, det var straffbar, det var mest unga män som flydde undan mobiliseringen och som kunde ta med sina egna familjemedlemmar ibland också, men det var alltså med livet på spel. Ja. Och sen kommer överflyttningen, det var legal, det var organiserat, det var mellanstatliga överenskommelser med stora båtar, officiella listor och så vidare och så vidare. Och dessa två vägar, de gick parallellt fram till slutet av kriget. Ja, och det här är en liten skillnad jämfört med esternas flykt. Nu ser vi några fakta om flykten. Började i maj 43 efter et Stalingrad, see algas 43. aasta maikuus. Tegelikult oli kevadel Stalingradi lahing lõppenud. See käis siis niimoodi, et sakslased said lüüa, pärast seda kuulutati välja üldmobilisatsioon Eesti aladel ja maikuus algas põgenemine. Esimesed saabusid mai alguses üle Rootsi, üle Soome, Rootsi. Noored mehed, nagu öeldud, omal käel, väike paatides, paatkondi oli veidi alla 300 üldse ja natuke selle 2000 inimese, kes tulid paatidega. See oli väga riskantne asi, seega enamasti Soome kaudu. Need paadid ei olnud ju üle Läänemere ületamiseks mõeldud, need olid pigem rannasõidupaadid ja Soome kaudu oli siis lihtsam niimoodi teha ja Soomes üldjuhul siis anti ennast Soome võimude kätte, kus siis pärast tolli ja politsei ja kõiki muid protseduure pandi Rootsi liinialaevade peale ja jõuti niimoodi Rootsi. Also flykten började 43 i maj, som sagt, de unga män som mobiliserades, skulle ha mobiliserats annars. Det var spontant, det var illegal, det var straffbar, det var på egen hand, på små båtar, något 300 båtlag, något över 2000 personer. Och eftersom båtarna var ju småbräckliga, då var det ju inte anpassade att korsa Östersjön direkt, utan så gick det via Finland. På finska sidan där lämnade man sig till finska myndigheter och efter olika procedurer så sattes de på linjebåtar till Stockholm. Så gick det. Alltså början på maj. Och bland de första båtlagen fanns med denne Viktor Aamann också, som jag hade berättat. Nyt se Viktor Aamann, kellest oli juttu, tema oli ka esimeste paatkondade peal ja hakkas siis Stockholmis kohe selle dokumenteerimisega tegelema, et kõik, kes saabusid, kõikidel anti küsimustik kätte ja pange nüüd kirja, mis te reisil nägite, kes te olite, kus te tulite, kuidas sõit kulges, muud asjad ja see arhiveeriti ja nüüd pärast 70 aasta möödumist avaldati selles kogumikus, millest oli juttu. Nii et selline on see põgenemise lugu. Ja see on ümberasumine, överflyttning. Nagu ütlesime, see oli organiseeritud, legaalne, lepingute alusel. See käis piiratud mahus ja kaupa. Sakslased ei olnud huvitatud kõige korraga üleviimisest, vaid käisid erinevad kategooriad, haiged tulid kõigepealt, siis hakati seal vaatama teisi kategooriaid. Noored mehed olid välistatud, need pidid minema armeesse. Ülejäänud olid kõik haiged, vanad, naised, lapsed, mehed, kes ei ole enam mobilisatsiooniealised ja nii edasi. Siin on näha, kuidas käis pakrilased olid esimene, 43 haiget ja vedu käib ka selle alla ja siis 44 see suur minek Juhaniga. Här ser man överflyttning, alltså det var organiserat, det var mellan olika stater, det var en begränsat omfång, olika små portioner så att säga. Först var det rågeborna 1940, 43 var det sjuktransporter och sen 44 med Johan, den sista stora portionen som gick över. Så att man får, och sen en blandning, intressant blandning, üks väga huvitav kombinatsioon organiseeritud ja illegaalsest sellisest üleminekust oli ka nii-öelda äratoomisreisid, hämpningsreessur. Et see oli selline, põhimõtteliselt nägi nii välja, et need, kes olid juba Rootsi põgenenud paatidega, tulid tagasi oma perekondadele järgi salaja. Korjasid nad peale
läksid uuesti, see oli väga riskantne, see oli talvel 44, ainult piiratud aeg, 12 reisi on teada ja see puudutas ainult Vormsi, Naarotsi, Riguldi omasid. Üldjuhul tuldi hilisõhtul, öösel korjati peale, mindi varahommikul tagasi. Kuna see on üks täiesti omalaadne niisugune kombinatsioon. Kas sakslased tolereerisid seda? Ei, aga nad vaatasid niimoodi. Jah. Otseselt pandi vahel mõni kinni küll, aga niisugust, et nüüd oleks kohe maha lastud või niimoodi, seda ei olnud. Mis see ikka? Alltså det var en hämtningsresa som Jesus var en slags kombination mellan organiserad och illegal överflyttning. Det var så att de som hade flytt redan med sina båtar hade kommit tillbaks för att hämta efter familjemedlemmar. Ja, och kom vanligtvis sent på kvällen, under natten lastades de på och sen på morgonen tidigt åkte tillbaka. Det var 12 resor med Stormsen och Körikul, 300 personer cirka. Väldigt riskabel var det, men det var möjligt för att vintern 44 var ganska mild och isfri och då kunde man ta det. Okej, tiden går. Och sen kom allmän överflyttning 44. Då hade gränsen kommit, inte gränsen utan fronten kommit till Estland vid Narva och våren 44 var en sådan tid som var avgörande. Näete, kevad 44 muutus juba asi kriitiliseks, siis oli Rinne juba Eestisse jõudnud tagasi ja hakkas siis peale ja märtsis 44 oli Liinard saanud Rootsi valitsuselt ametliku volitsuse hakata korraldama veel Eestisse jäänud rootslaste ümberasustamist. Siis oli Eestisse jäänud umbes 5000 veel alles. Nii, ja Liinard sai Rootsi valitsuselt loa toimetada veel Eestis olev Rootsi elanikkond Rootsi. See luba anti mõnes mõttes sellise valskusega, et see oli Saksa keskvõimude selja taga. Ja sellest ei räägitud avalikult, see oli kuidagi piiratud, Berliini keskvalitsus oli endiselt jäigalt vastu rootslaste ümberasustamisele ja see käis nende Välisministeeriumi keskastme ametnike abil, sellest ei tohtinud avalikult rääkida, see oli kuidagi poolsalaja. Need rühmad, kes viidi üle, pidid olema väikesed, 300 inimest maksimaalselt ühe reisiga, ei tohi avalikult pressis rääkida, toimetada Rootsi kõrvalistes sadamates, vaikselt paigutada nad ära, kõik niisugune oli, aga see oli juba väga segane aeg, aga kellel oli võimalik seda jälgida kõik seal Berliinis, mis nüüd toimub. Ja siis aprillis need vennad Pöölid olid juba loonud Eesti rootslaste ümberasustamiskomitee, kes tegeles nende nimekirjade koostamisega ja kes hakkasid juba kohtadel panema neid kokku, et laevale pääsuks neid tingimus ette valmistada ja siis juuni alguses leiti ka laev. See oli Juhan. Kort 1944 våren, i mars 44, Ludvig Lienhard som islandssvenskarnas referent fick tillstånd av svenska regeringen att hämta över kvarvarande svenskar i Estland till Sverige. I april började sammanställning av lister, så hade bröderna Böhl bildat en så kallad estlandssvensk kommitté för överflyttning och i juni hittade man båten också som hette Juhan. Juhan oli üks selline, tegelikult oli ilus laev väliselt, valge, niisugune värske, uus, 30ndate lõpus ehitatud Saaremaal. Ta oli tegelikult kaubalaev, ta ei olnud reisijate laevaks mõeldud, teda tuli ümber ehitada, ta oli kipakas natukene, ta ei olnud väga hea tasakaaluga, aga ta oli uus ja ta kannatas ka meresõitu otse Stockholmi. Nii. Ja see siis võeti kasutusele. Meeskond oli Eesti meeskond, viimased reisid tehti ka Eesti lipu all, eks. Nii, ja algasid 17. juuni oli esimene reis, kestis septembri alguseni 9 reisi ja toimetas üle veidile 3000 inimese. Nii, Juhan varem. Kas on teada, kus Saaremaa seda tehti? See tehti Vilsandil, Papisaarel, jah, see on sealt tehtud ja see
ja see laev on, ma ei jõua sellest rääkida, see laev anti pärast Nõukogude Liidule tagasi veel. Ja selle laeva rakk on alles kusagil Loksa lähedal, pidi rannas olema. Ma pean ükskord kontrollima, aga kaartide pealt on näha see, võib-olla olevus ka pööda seda, eks ju, aga nii ta on. Aga Johan, det var en båt, ja, som egentligen inte var personbåt utan, eller passagerarbåt, utan det var en handelsbåt eller fraktbåt, men relativt ny, byggt i slutet på 30-talet på Ösel och var ganska fin i och för sig, fast det var lite dåliga navigeringsegenskaper och det gungade mycket och det var lite svårt, men man måste också bygga om interiören för passagerartrafiken, men den användes i alla fall. Och vi ser alltså resor, Johan i resor, Johan, det var officiellt var det tillåtet 300, men på sommaren tog man upp till 600 estlandssvenskar med ombord. Det var 9 resor, det var något över 3000 personer och det var olika platser. Båten avgick från Tallinn, det var Paldiski, det var Lilla Rågö, det var Haapsalu, det var Urmsö, det var Rynö, det var flera platser enligt behov där det var nödvändigt. Need väljus siis Juhan vastavalt vajadusel igalt poolt eraldi. No Ruhnu näiteks oli augusti alguses, siis korjati Türe saare rahvas peale ja läks niimoodi ära. Ja no, laevale pääs. Här ser vi bilder också. Näete, käis siis niimoodi, et tegelikult tehti ranget vahet, et laevale võeti Rootsi riigi rahadega ikkagi ainult Eesti rootslased. Nendel oli ülesõit tasuta, nimekiri alusel, nimekiri tuli koostada siis Eestis, sellega tegelisid vennad Pöölid, avaldused olid individuaalsed, igaüks kirjutas siis oma avalduse ja pidi tõendama ära, et ta on Rootsi päritolu. Nii, pidi olema vähemasti 1/4. 1/4 tähendab, et üks vanavanematest pidi olema rootslane. Siis kontrolliti nimekirju STS üle, sadamas veel täiendav kontroll ja kui laeval kohti üldiselt oli, siis eestlased võeti, aga need maksid ise oma. See käis täiesti erikategooria alla. Et seda vahet tehti ja see vahe oli väga tugev. Ja see man alltså gick man på ombord. Man måste vara minst en fjärdedel svensk. Så kallad ena för föräldrarna måste vara svensk. Man måste tillhöra SOV, det var lämpligast. Det var olika individuella ansökningar. Var och en måste själv lämna sin ansökare att få utresa. Den kontrollerades bakgrunden. Sen sammanställde man listor. Det kontrollerades återigen i tyska myndigheter. Och sen återigen i hamnen. Och sen fick man gå ombord. Här ser man hur man stämplar dokument. Och det är därför Ludwig Linhart är mycket känd att varenda estlandssvensk känner till namnet Linhart. För att han måste stämpla varendas papper, dokument. Esterna som fick vara med, kunde vara med på båten, måste köpa en egen biljett så att säga och betala. Och så var skillnaden. Här ser man. Det här är SOV-medlemskortet. Lägg märke på där under det tyska stämplet. Så ausreisesugelassen att utresa tillåtet. Ja see on see tempel, mille siis löödi sinna sellele dokumendile alla ja see oli põhimõtteliselt laevapääsupilet kõik. Ja need, kes nüüd, üks asi veel, näiteks här ser vi Haapsalus on Haapsalus peale laadimine uues sadamas suvel 44. Här ser man när man lastar på i Haapsalu sommaren 44. Och här ser man en annons i tidningen 10 augusti 44. Där de säger alltså att det inte är tillåtet för obehöriga personer att närma sig till evakueringsbåten. Och allt detta om någon obehörig person försöker gå igenom den där perimetern, den betraktas som rymmare och får förhöras hos polisen. Så att endast de som hade med i listan fick vara där i området. Niimoodi see käis, et see oli rangelt piiratud ala, päris igaüks laeva juurde ei saanud, nimekirja alusel võeti sisse ja siis käis see need olustikupildid veel. Mulle meeldis see pilt, see on haruldaselt siuke huvitav. Mingi tundmatu vanapaar, kes läheb ära, see on juba Stockholmi jõudes, selline emotsioon, väga huvitav.
saage aru, kas see on nüüd rõõm või kahjutunne või mis asi see on, aga sihuke hästi põnev. Jag tog några emotionella bilder från Johan när de kommer fram till Stockholm juli 44. Här ser vi vilka kontingent det var också. Põhiliselt see kontingent on ka näha, naised, lapsed, vanad. Siin on vormsomasid hästi palju. Siin on veel vormsid tüdrukud. Pildid on Topoteegist pärit, kui sealt võtsime. Nii, ja siis... Aha, üks tabel veel, see on paralleelsus. Et see ongi see asi, et selle ma sain Iljari kaudu, see on ilus, väga ilus diagramm, et sinised on need, kes läksid organiseeritud korras ja punased on need, kes ise põgenesid. Näete, ja punased on niisugeste teatud lainetega seal allpool, me näeme, et 43 kevadel on üks suur laine ja siis on 44, täpselt samamoodi kevade poole suur laine ja siis on need kaks suurt lainet seal organiseeritud korras. Need esimesed on siis seal haigetranspordi omad seal keskel ja paremal pool on siis näha, kuidas see Juhani transport on. Et selline on, et niimoodi need paralleelselt käisid, põgenemine ja ümberasumine. Kes see jõudis seda kontrollida kõike? Här ser vi det gick parallellt. De blåa är de som organiserat sätt gick över och sen de röda är de som flyter med båtar. Ja, och siis on ka siis selline väike võrdlus lahkumisviis ja elukoht, et siit on ka näha, et kuidas erinevad piirkonnad, et just siin vasakpoolne serv, et vaadake, Osmussaar ja Naissaar on näha, et saad valdav osa läksid oma paatidega minema, organiseeritud korras on väga vähe ja teisel pool on Ruhnu, kus on näha, et praktiliselt kõik läksid selle ühe laevaga minema ja põgenejaid oli väga vähe. No siin on miks põhjused on, need on erinevad, aga tõenäoliselt on tegemist geograafilise lähedusega, et Osmussaar, Naissaar on ikka väga lähedal Soomele ja sealt saati kiiresti minema, Ruhnu on kaugemal. Här ser vi också den där hur var det till med olika bygder och flyktsätt. Att på Ormsö, på Odensholm och Narjo det var mest båtflyktingar och sen på Rune var det nästan samtliga var de som flyttade på organiserat sätt. Ja siis ongi vist hakkab lõppema hästi lühidalt veel. Det var en del som tog småbåtar och 2/3 som var organiserade. Nästan cirka 4 000. Och sen var det cirka 1200 som stannade kvar. 15% jäi Eestisse. Kõik ei jõudnud laevale, kes ei tahtnud minna, kes oli rindel, kes oli mingil muul põhjusel, jäid ja see on oma ette lugu ja sellest me ei jõua praegu rääkida. Nii. Ja lõpuks, hästi lõpuks nüüd veel. Vabandust, siin üks korra sassi, aga ja hästi lõpus. Nii. Ja üks hästi lõpus ma tulen nüüd selle sama Viktor Aamani juurde tagasi, sest see Viktor Aaman algatas kogu selle asja dokumenteerimise juba 43 ja 48. aasta septembris kirjutas Küstpoolis hästi huvitava ja pika artikli, see oli pooleldi üleskutse, pooleldi ülevaade sellest, et mis nüüd on. See selleks ajaks oli peaaegu 90% Eesti rootslastest jõudnud juba Rootsi, osa tuli hiljem Saksamaa kaudu veel ja algatati üleüldine pärimus ja suulise pärimuse kogumine. Paneme kirja kõik, mida me mäletame. Mõte on siis selles, et me ei kavatse niisama ära kaduda, me jätame omal jälje kõva järgi, me paneme kõik kirja, mis oli, me ei avalda seda kõike kohe, kunagi tuleb sellest võib-olla raamat, tuligi raamat ja me ei taha niisama ära kaduda. Ja siis käis 50. aastate lõpuni üks hästi tugev suulise pärimuse korjamine, keeleaines, kohanimed, folkloor, kõik mälestused alates 1870. aastatest. Ja see on kohutav materjal, mis on Rootsis alles ja mida Eesti arhiivides kusagilt ei leia. Ja võib nüüd öelda, et see põgenemine oli mõne koha pealt küüniline öelda ajaloolase seisukoha pealt natuke õnnistus, et siis hakati korjama seda infot, et oleks jäänud kogu see seltskond Eestisse, kas see oleks siis olnud võimalik ja mõttekas. Et seal on kaks otsa sellel kõigel. Niimoodi. Nii et see oli siis selline lugu. Alltså på svenska sammanfattning vis, alltså som en lycka var också varje
kort var båda ändar och sånt säga att efter flykten när samtliga var i Sverige så började en allmän insamling av folklig tradition, historisk dokumentation, allt detta. Det var ofantligt material som de kände, samlade ihop och sa alltså att vi vill inte försvinna spårlöst, vi vill lämna efter oss allt material och det är historia och det är viktigt att samla och dokumentera och det gjorde man och det blev flera böcker på det. Nii on siis see kogu lugu. Nii et hästi lühidalt, vabandust, läks niimoodi ajaliselt, aga saime vast hakkama. Nii. Nõnda. Aitäh, Varro. No ole tubli. Kyllä ka. Mis ja ma tõesti